Tere, mina olen Ülle Põldmaa ja mina olen Ashtanga jooga praktik. Ma teen igapäevaselt enda harjutust ja ka õpetan siis Ashtanga joogat. Ashtanga jooga on üks kõige füüsilisemaid ja liikuvamaid joogastiile. Ja võib-olla sellepärast ta sobiks hästi ka kehalise kasvatuse tundi, sest ta annab selle vajaliku aktiivsuse, mida nii väga otsitakse kehalises kasvatuses. Kui vaadata natukene joogat laiemalt, siis viimastel aastakümnetel on jooga muutunud väga populaarseks. Et tehakse igasuguseid erinevaid stiile, kasutatakse muusikat, tehakse ilma muusikata, aga need aasanad, mis siis, need asendid, mis siis nendes erinevates stiilides on, põhinevad kõik ikkagi ühest ja samast algallikast ja on kõik hatha jooga asendid. Mis teeb Ashtanga jooga nii eriliseks, on vinyasa süsteem. Vinyasa tähendab siis liikumine ja hingamine sünkroonis. Sünkroonis tähendab, et nad on täpselt üheaegsed. Et sa pead teadma, milline on liigutus ja mis hingamise sa sinna juurde paned, kas siis sisse hingamine või välja hingamine. Nii et seal oleks siis nagu nullpunktid nii selles liigutuses, et sa alustad käed ülesse, et nullpunkt on käed all ja teine nullpunkt on käed üleval. Nii et sa alustad sisse hingamisega ja sisse hingamine lõpeb täpselt siis, kui sa saad üleval käed kokku. Nii et sa nagu paned need nullpunktid kohakuti. Ja see nõuab keskendumist, et sa ei saa seda teha niimoodi, et sa ei ole kohal. Ja nüüd jõuamegi kohaloleku juurde. Mis asi on kohalolek? Jooga on kindlasti üks meetod, mis tegeleb kohaloleku uurimise ja õppimisega. Kui sa vaatled iseennast, siis tõenäoliselt sa avastad, et sa mõtled peaaegu kogu aeg. Näiteks praegult. Kui mina siin räägin seda juttu, siis sinu suu on küll tõenäoliselt kinni, aga mõtteprotsess käib ikkagi kogu aeg kaasa. Nii et kas sa oled minuga nõus või sa ei ole nõus või sul tuleb mingi oma idee, millega sa tegeled. Nii et see mõtteprotsess on non-stop, käib kogu aeg nagu automaatselt seal taustal. Kuidas siis sealt ära tulla? Sest sinu keskendumine läheb sinna, see tähelepanu läheb sinna, et ta võtab sult energiat. Aga sul on üks eriline töövahend, mis on kogu aeg kohal. Kui uurida mõtteprotsessi edasi, siis mõtlemine on seotud sinu mäluga, mälestustega. Nii et kõik see, mida sa mõtled, on eelnevad salvestused. Need on kuidagi omavahel seal seotud, nad moodustavad seal erinevaid seoseid, aga see on kõik minevik. Usud? No kui usu, siis proovi mõelda midagi sellist, mida sa ei tea. Midagi uut välja mõelda. Ei ole võimalik. Sa kasutad ikkagi neid teadmisi, mis on juba salvestatud. Nii et selle väite järgi on siis mõtlemine nagu kogu aeg minevikus. Isegi siis, kui sa mõtled tulevikust, kasutad sa mälestuste materjali. Aga kuidas tulla siis kohale, kui mõtlemine ei aita sul kohale tulla? Kui mõtlemine ei ole see kohalolek? Sul on üks väga eriline tööriist, mis on kogu aeg kohal. See on sinu keha. Keha ei saa olla minevikus ega ka tulevikus. Jälle sa võid kohe ise katsetada. Ei ole võimalik, muidugi. Nii et ülesanne on siis tulla oma kehasse, nagu siia ja praegu ja tunnetada seda, mis kehas toimub. Ja seda siis jooga teebki. Et see tuleb kohale. Nüüd, kui sa hakkad neid harjutusi proovima, siis sa näed ise ka, et sa tihti liigud kuskile mujale oma mõtetesse,
emotsioonidesse, et see ei tule mul välja, see on liiga raske või see on liiga lihtne, milleks ma seda tegema pean. Et need kõik ei ole siis päris, ei ole siin ja praegu. Et katsu võtta seda jälle nagu teadmiseks ja kasutada abivahendiks keha, et sa tuled oma keha sisse ja kasutad neid tundmusi, mis kehas on. Toetus, sirutus, pingutus, lõdvestus. Teine ankur, mis toob sind kohale, on hingamine. Täpselt samamoodi. Hingamine on alati siin ja praegu. Jälgi oma hingamist. See annab sulle hästi tagasisidet ka selle kohta, kas sa näiteks pingutad üle. Kui sa pingutad üle, siis hingamine läheb kinni, muutub katkendlikuks või siis väga suure hooga liigub. Nii et jälgi, see annab sulle täpselt tagasiside sinu enda kohta. Nii et praegu me muusikat ei kasuta just sellepärast, et sa saaksid kogeda iseennast täielikult. Aga kui sa tunned, et sa teistmoodi ei saa, siis muidugi sa võid kodus harjutades panna väikse muusika taustaks. Aga panna tähele, mingi hetk sa ei kuule seda enam, sest sa keskendud millegile muule. Kui sa hakkad midagi tegema, siis on jõukohasus väga oluline. Kui see on väga lihtne, et see ei paku sulle mingit väljakutset, vahet ei ole, kas on siis füüsiline või vaimne asi, siis sa kaotad väga ruttu huvi ja sa ei soovi seda enam edasi teha. Sama kehtib teise äärmuse kohta. Kui see on liiga keeruline, ükskõik, kas on siis füüsiline või vaimne ülesanne. Sa kaotad varsti huvi ja sa ei taha seda enam edasi teha. Tegevus, mida sa siis teed, peab olema sulle täpselt keskmiselt jõukohane. Et sa tead, mis sa teed, sul on piisavalt infot selle kohta. See on sulle nii vaimselt kui füüsiliselt parasjagu väljakutsuv. Nii et see huvi oleks kogu aeg olemas. Ja kui sa püsid sel jõukohasuse keskel, siis sa koged flow seisundit. Flow on, et sa oled nagu täiesti selle tegevuse sees. Kõik sujub iseenesest. Iga pusletükk sobitub sinu pilti. Siis ei ole vahet, mis see tegevus on. Sa võid flow'd kogeda loomulikult joogas. Liigutakse flow suunas. Aga sa võid kogeda seda ka lauldes, joonistades, keemia ülesannet lahendades. Et flow seisund on igasugustes tegevustes võimalik. Jälgi jõukohasust. Ma annan sulle erinevaid variante. Head harjutamist.